tere tulemast Prantsusmaa teise vlogi. Nüüd siis liigume tagasi kodu poole. Aga Prantsusmaad sõita on palju rohkem kui eelmine Prantsusmaa vlog oli, et meil on päris tihe graafik ja peamiselt vist kulutamegi aega just nimelt sõitmisele. Üle 1000 kilomeetri tuleb, kuskil 1500 kilomeetrit äkki. Ja umbes võib isegi olla, et meil on väga tegusad päevad ees ja täna on ka, kell on, mis ta meil on? 7:30. Jah, 7:30 ja me lähme alles nüüd Biarritzi üle vaatama. See on siis meie esimene sihtkoht. Siia me jääme ilmselt ka ööseks, nii et lähme vaatame, mida linn pakub. Meil ei ole väga suured ootused Prantsusmaale, aga samas kindlasti on siin ilusaid kohti ja Tervest ikka. Lähme vaatame, mitte midagi ei tea. Tere hommikut siis Prantsusmaalt, 8 kraadisest vihmasajusest ilmast. Teeme täna sõidupäeva. Lähme siuke kerge 4 tundi Bordeaux'st läbi kuhugi, kus on öösel mingi 4 või 3 kraadi sooja jälle. Me ei tea, kust me siia jõudsime. See ei olnud plaan, aga see on reaalsus. See ei olnud see plaan jah, et aprilli lõpp on nagu Prantsusmaa selline, nagu ta on. Lepime, vaatame. Ühesõnaga, hakkame sõitma. Ja. Me oleme teinud täna väga pika sõidupäeva või mis väga pika, 4 tundi vist, natuke võib-olla peale sõitsime kokku. Jõudsime sellisesse linna nagu Pavesieux, Saint-Hilaire. Ei tea. Väga keeruline hääldus. Täiesti kohutavad on need kohanimed, ma ei oska prantsuse keelt. Igatahes nüüd oleme siin, tulime linna üle vaatama ja homme sõidame edasi veel pikemalt kui täna, nii et meil on täielikult sõidupäevad praegu planeeritud, et jõuaks kenasti graafikus püsida ja vahepeal siis jõuame mingid väiksemaid kohti avastada, nii kuidas kämperikohad või mingid sobivad ööbimiskohad leiame. Nii et lähme vaatame üle, mida selline imeliku nimega linn pakub. Tere hommikust, meil on täna sõidupäev. Järgmine peatus peaks olema Rennese külje all ja siin on siis kuskil 5 tundi sõitu. Lähme. Täna oleme jälle siis sellises täiesti tavalises platsis. See on tasuta vesi, vetsud, pood. Nii et oleme täiesti normaalselt jälle. Hommikul oli kattes, kus siis oli 10 kraadi, vähemalt selle järgi.
me oleme jõudnud sellisesse linna nagu Dinan, aga hommikul ärkasime siis sellises linnas nagu Krevin. Me vabandame väga nende eesti päraste häälduste pärast, sest et me tõesti ei oska prantsuse keelt ja me lihtsalt üritame kuidagi siin hakkama saada. Aga jah, see linn, kus me praegu nüüd oleme, Dinan, väga ilus. Me Prantsusmaast ei osanud mitte midagi oodata, aga täiesti üllatusi täis, nagu ka Lõuna-Prantsusmaa, siis praegu väga meeldib. Oleme leidnud turvalised ööbimiskohad. Ja tänane päev on ka suht täis bookitud meil, et eile oli meil pikk sõidupäev, sõitsime 5,5 tundi kokku, ühe peatuse tegime ka ühes mingis linnas, lihtsalt niimoodi, et me vaatasime korra kesklinna üle, Niort oli vist nimi. Aga nüüd lähme Saint-Milosse edasi. Saint-Malo. Okei, võib-olla. Ja õhtuks proovime jõuda siis Mont Saint-Micheli juurde. Kohakene juba paistab, võtame kokukad, lähme sõidame. Parkimine maksab koha peal seal 23 €, meie saime siin tasuta, nii et super! Tere hommikust! Me hakkame nüüd sõitma sellisesse linna nagu Etretat. Kuna me oleme jälle haigeks jäänud, ilm on vastav sellele, siis ühed terviseshotikesed ka. Me nüüd oleme täiesti juhuslikult sattunud Monet muuseumi juurde ja kuna me siin juba oleme, siis lähme vaatame mingid aiad siin üle, jalutame natuke ringi
ja homme hommikul siis sõidame ära Pariisi. Aga ilm on selline, nagu ta meil siin taga on, siis me oleme jälle veits haiged, aga proovime hakkama saada ja jalutame. Kahjuks aiad on kinni, nii et lähme tagasi bussi ja hakkame solarit kütma, sest mida ikka sihukese ilmaga muud teha. Pariisi sõit alaku, ilus ilm on jälle. Jõudsime nüüd oma kämpingu platsi kohale, vaatame, check-in on tegelikult kell 2, aga kell on 12:30 ja vaatame, kas saame varem sisse või ei saa. Päris äge ala muidugi tundub, keset Pariisi kesklinna siis. Meil on nüüd auto jäetud kämperi parklasse, võtsime kokukad ja tulime Pariisi. Päris mugav on kokukatega sõita. Täitsa okei linn on üldiselt ikkagi. Mina olen päris tõbine muidugi, et ma ei tea, kui palju me materjali saame ja kui palju me ringi jõuame vaadata, aga praegu oleme Eiffeli torni ümbruse ära vaadanud, õhtul lähme veel sinna tagasi ja nüüd vaatame üle Louvre'i muuseumi, ikkagi Notre Dame Jumaleva kiriku ja jah. Selline megamanna kämperiplats oli meil siis öösel. Me hakkame nüüd liikuma Luksemburgi suunas, teeme tee peal ka ühe vahepeatuse, kuhu siis ööseks jääme, et liiga pikk sõit ei tuleks. Eilsest päevast nii palju, et käisime ära Pariisis, üldse nagu ei oodanud, üldse nagu ei tahtnud, lihtsalt läksime sellepärast, et Pariis ja kuidas nagu Prantsusmaalt läbi sõidad ilma, et ära käiks. No, Sandril oli väga halb eelaimdus selle kõige osas, sest et kuidagi jah, olime kuulnud jutte, mina olin varasemalt kunagi käinud lapsena, et ei osanud nagu otseselt ka nagu midagi liiga palju oodata, aga ühesõnaga jah, kokkuvõttes meile väga-väga meeldis. Ütleme nii, et jah, võib-olla sattusime heal ajal kuidagi, aga pigem vist siiamaani üks top, et võrreldes Roomaga täiesti teine maailm. Rattateed olid hästi mõnusad, igal pool sai rattaga sõita, nagu rattureid liikus ka väga palju ja oligi nagu erinevus siis Roomaga see, et sai nagu kokukaid igale poole ära panna ja nendega oli enam-vähem mugav käia. Inimesi oli ka ikka veits vähem kui Roomast olnud. Ja kuigi ikkagi palju. Et väga mõnus süke soe õhtu oli ka, saime päris pikalt seal nautida. Olenemata minu haigusest siis ka saime ikkagi võtta täieliku nagu sellise turistipäeva ja vaatasime need põhivaatamisväärsused ikkagi üle ja ühesõnaga väga-väga tore päev oli. Jäime väga rahule. Aga nüüd siis lähme tripime. Lähme, jah, vaatame, kas me Prantsusmaal veel mingit linna või midagi avastame, aga tänane päev selles suhtes möödub kindlasti veel Prantsusmaal. Me oleme siin päris vahvasti saanud terve tunneli ummikus istuda. Nüüd vaikselt liigume, aga Pariisi liiklus nii nagu ta ikkagi on.
täna on siis see päev, kus me Prantsusmaalt minema lähme. Maarja, kuidas Prantsusmaa meeldis? Väga jälle. Täpselt see, et lihtsalt tahad, et Prantsusmaa ei meeldiks või kuidagi nagu siia tulles on hullud arvamused, et on nii ebaturvaline ja sihuke bussiga mitte mugav käia kuskil, ei ole nagu midagi erilist vaadata ja siis jõuad siia ja iga koht oleks selline, et tegelikult võiks isegi kauem olla ja nagu väga meeldiv, tõesti. Ja tõesti varasemalt, kui me oleme kämperitega rääkinud, siis pidevalt, kogu aeg on pigem olnud ikka sihuke arvamus, et tore on tulla, aga Hispaaniasse, et Prantsusmaa tõmmatakse tavaliselt 1-2 päevaga kõik läbi. Aga kahetsed ei ole midagi, tõesti väga meeldis, isegi Pariis, kõik väiksemad külad samamoodi. See haigus nüüd natuke nagu rikkus seda nii-öelda lõpupoolt ära, et oleks tahtnud võib-olla rohkem nagu kuidagi isegi vaadata või whatever, aga natuke me oleme rivist väljas mõlemad, aga üldjoontes ikkagi saime kõik tehtud, mis me tahtsime siin teha ja saab rahule jääda küll. Nii et soovitame igati Prantsusmaalt ka kindlasti külastada rohkem kui lihtsalt läbi sõita. Nii et näeme järgmises vlogis. Jah, tšau!